Tšau, parvikassad! Tšau! Ükskord on ikka esimene kord, ehk siis täna paneme esimest korda kala vardasse, see meie saadet ajaloos. Pole korda olnud. No vähe põnev on kui plangu peal teha. Mis nüüd saab siis? Nüüd teeme nii, et kuna panen vardasse, siis me nahka ka ei taha. See on hea filee, teetrim. Need pindluud on välja võetud juba, eemaldame naha. Siis paneme need tükid vardasse. Maitsestame ära. Byroni jubilee. Seafood seasoning. Väga hea. Seller on kõvasti tunda, sobib kalale väga hästi. Panen vardasse. Panen varda grilli kohale niimoodi, et ta grilliresti ei puuduta. Kasutame sellest vaatame, mis vahendeid, kas siis fooliumit või iganes grilli juures juba. Ja lõpuks paneme sinna kõrvale ka paar sidrunit, mis küpsevad ära, lähevad natuke kuumemaks. Võta välja, segame kokku nende sidruni mahla, hot honey ja jalapeno. Kallame üle ja sööme. Selle honey peab panema selle sidruni mahlaga korraks ahja pista, et ta vedelemaks läheb. Ja. Nii, no see foolium peal on keeruline teha, aga... Miks see lõike laua peal ei tee? No aga... See oli must või? Jah. Okei, no lõike, tavai. Võet ära. Ära sisse jätta seda. Nii kui me puhta lõike laua võtma, aga ma lõigata saan. Jah, midagi teha. Nii, lõikame siis siuksed mitte liiga väiksed tükid. Õhemad tükid võib panna mitmekordselt vardasse, on ju? Arvan, et võtame siit. Sellised luudud saame. Ja kõhuäär ka, just nimelt, et seda ärge ära visake jumalast. Varrastega on niisugune asi, et siis öeldavad lastele ka, kes muidu kala ei taha vabalt. Et võtte kala sisse, et kui vardasse paneb midagi, siis lastele jääb alati peale. On need siis köögiviljad, kana või kala. Et see natuke keegi on lohakas olnud. Jah, ja julgelt sellised suuremad tükid. Päris šašlõkikad ka, et nii suured kui saab, et ei oleks. Ära ei pudeneks varda ümbert. Ja sul on mingi spetsiaalne varda, ma saan aru mulle. Jah. Need on siis need meie U-vardad, mis on siis selle kamada ahju mõõdus niimoodi, et saab mõnusasti seal toimetada. Saab hästi Neid meil... keerata. Kes vaatab, see tõenäoliselt sellel juba on need, et neid läks hunnikuga vahepeal. Et ei käi ringi liha seal, eks ole? Liha ei käi ringi ja pikkus on õige ja nii edasi. Küll aga on väga oluline moment sellega. Kui sa paned liha vardasse sellele, siis pane siia näpud vahele. Ja sellepärast, et kui sa paned lihtsalt niimoodi hakkad toppima, siis ta hakkab seda, lõpuks on sul vardad nii. Ja siis paned... Jah, näpud on vahel samal ajal, kui otsast sisse paned. No kala on vähe kergem võib-olla panna ka isegi natuke pehmem, aga eks saaduseks ei jää. Aga paneme seda jubileed peale ju. On see keegi lahti ka teinud selle või? No, mina maitsin. Õige, jah. Keegi on juba kallal käinud. Nii, kuidas me paneme? Liberaalselt, mitte liberaalselt? Anna maitse korra uuesti võrra natuke. Kui sooland on, et... Ei olnud väga minust. Aga päris hästi võib panna. Nagu mõnuga või? Suht mõnuga, jah. Üks niisugune sild on veel ju selle Byroni ja kui me selle patraabiga on lähe teinud ja ei tulema ei saanud, eks ole. Et äkki õnnestub ka sellega. Endale on meeldinud patraabiga rohkem siiamaani. Oled sellega proovinud ka? Lõhet ei valget kala küll, aga valge kala peale mul ta oli siuke pigem meh. Halb ei olnud, aga ta ei olnud ka mingi siuke, et oh vau. Et proovime. Ega saladuseks ei jää. Jah. Teiselt poolt siit tuleb nii ainult välja. Kooma rohkem. Saab ürte ka kätte. Jah. Sealt väikest august ei tahtu ega läbi tulla. Siis jääb pool maised kaduma. Jah. Ma tunnen väga hea. Ma olen teinud lihtsalt soolapipra või siis selle
Pitmaster X-iga, mis on minu number 1 asi ja mul läheb see igale Veiseraviga, poole. Ja, täiesti. See on siis Pitmaster X Texas on see, seda ta määrib ennast sinna magaminekut ka kokku. Põhimõtteliselt vannisoola asemel. Ei, tal on kõik sibul, küüslaug, mina panen kartulit sellega näiteks või panen mingisuguse kaspe sisse. Ma sulle täna everyday kaasub, mine proovi selle. No proovi. Oot, näpud vahele. No näpud vahele. Et see sama vahe lihtsalt püsiks. Jah. Nii. Valmis vardad võib sellesse tõsta. Ja teed siis äkki, meil on see foolium seal, jah. Et idee on see, me teeme sellised toed 2 otsa alla grilli peale. Ja. Et see lõhe ei puuduta seda resti, et ta on kõige suurem mure, mis inimestel on, et kala grilli peal teha otse, miks ongi plangu peal hea ja mugav teha, et sa võtad plangu ära, sealt saad ta kätte alati, aga et jääb sinna kinni ja siis on see mure muidugi veel, et restile jääb kala maitse äkki ja siuksed asjad, et... Me proovime kõigepealt suitsuklotsiga. Kas me saame leida suitsuklotsid enda varamust sellised, mis toetaksid hästi, kus juures mul on pekaani omad on päris suured. Aga jah. Aga siis on need vaja palju meil vardil 4, 8. Vabalt võib ju teha omal asja mingi puu pakud selle jaoks. Aga täna ei tee. Täna ei tee. Ei, aga ma arvan, et see okei. Ma lõikame siit põhja alt ära lihtsalt ja ongi valmis. Kurat, ütleb väga hea. Mega. Siin pigem tahavad laiali minna nende. Peab hoidma hoopis koos. 4 tükki täpselt ühe mis jaoks. Ja ütleme nii, et see käib kähku, on. Jah. Et sellega peab seal siis... Ma ei tea. 12 minutit äkki või? Ja, aga me peame siis selle kastmega ka arvestama samal ajal või? Jah, peaksime võtma kaasa juba. Äkki sidumid peaks enne mahju viskama natukene? Korraks peale, on. Ja... Pooleks? Ühe väikse... Üks kastrul oli meil? Ei, oota. Onul on kõik asju. On äkki? Ja, ta käis poes eile. Nii, halleluuja, oi kuule, see läheb väga hästi selle kalaga. Kas me... Ei, kas me paneme siia selle mee sisse praegu juba? Sinu mesi seda võib raisata järelikult. Jaa, no sa andsid mulle, tasuta. No seda küll hetkis ütle pärast. No, mis on sulle? Tahad head kaadrit või? Palju seda panen, nii aitab. Veel. Pane natuke veel. Nad aitab küll. Või sa natuke tahad veel solaka. Nüüd hakkas tulema. Tuli punni eest ära. Jah. Aitab. Jah. Sidumis kohe sisse. Nii, aeg ahju panna lõhe šašlõkk, kutsume ta niimoodi, täna siis lõhe vardas, kalavardas, jubilee maitseainega ja ma panin juba siin 3 minutit tagasi sidrunit. Teistpidi ei taha nagu grilli peal panna või see tõmbab selle sealt kooriku peale kinni, siis see kätte enam tahab. Ei, saab küll kätte, aga ma mõtlesin niipidi, ma tahaks just, et sidrun maha läks kuumaks lihtsalt ja ta ikkagi natuke hapet kaotab, et me paneme selle segamini pärast selle hot toniga, on ja. Aga maitset tuleks juurde, kala tuleb piisavalt maitset endale, nii et tea, kuidas me see värk siin õnnestub, aga... No, proovime. Hea soe on vähemalt. No ta on liiga kaugele siis pane. Jah, ma ei tea nagu. Nii on, nad kaugemale. Veel. Nii on väga hea. Nii on väga head. Ja kui teil ei ole pekaaniklotse, siis te seda kala teha ei saa. See on see väga spetsial maitse, mis siit tuleb veel. Mis oli nali mõni? Väga hästi. Noh, nii. Ja ei ole vastu resti, näitasid alt ka. Ei ole.
pigem siis ülepise resti peal ja tuli täitsa nii kaugel kui võimalik. Jah, täpselt. Et... Aga kuumas ikkagi. Ja ühe korra tahaks keelata. Ühe korra, ma arvan, et 6 minutit ja siis 6 minutit. Nii, 6 minutit täis, vaatame, mis saab. Küpseb ilusti, 2 sotti on. Aga nüüd teeme üks trikki, et võtame välja selle mee, mis on kuum. Võtame välja sidronid vahepeal. Ja teeme sellise asja, et enne, kui me külge keerame, piigistame selle keeva mee sidruni glasuuri neile peale. Ja siis see alumine külg, mis praegu täis toores, hakkab juba karamelliseeruma ka kiiremini. Nii. Sest olgem ausad, tegelikult saaks nad siin sammult ilma üldse tõstmata ja ümber keeramata niimoodi valmis ka. Täiesti. Kerge vaevaga. Nii. Niimoodi, no nüüd siis panen korra salt kinni, et leek näkku ei lööks niimoodi. Või natuke vähem lööks näkku. Oba. Ja. Aga ilusti püsib vardas. Nii, natuke tahab ikka laguneda ka, aga jah, ei tasu siin pintsliga väga laamendada, et lihtsalt tõstab peale, võib-olla isegi lusikaga on. Ja nagu ma ütlesin, 6 minutiga nad siuksed juba, no üle 6, pigem läheb 4 veel sinna arvan. Nii, jätame lõppviimistujaks väikse tilga veel. Nii. Hops nii. Alt lahti uuesti. Laseme korralikult kuuma läbi ja ossa raisku hea. Nii, nüüd on läinud siis täpselt 6 minutit, siis nii palju, kui me seda glaseerisime siin ja siis veel pluss 4 minutit, et kokku ma ei tea, äkki ongi siis 12-13 minutit. Ja tõstame maha, nagu näha, värv on olemas. Siin mingit mõõtmist ei tee, pole tarvis. Assa. Ja nagu näete, rest on puhas, kala pole kinni. Ja läheme sööma. Pole vaja? Jah, valmis. Kala vardas? Jep. Üsna soe on see lugu veel siin. Ma lammutan siit ühe siia alla ära. Ja, mis ma siis tegin, et see hot honey ja sidurimahla segu, mis jäi potti veel, selle kallasime peale. Jah, kõik on läinud, mis seal oli. Et... Ja. Nii, ja siis on tükke ja... Oih, see laguneb ära käes. Ja. Ma vaatan, mõni tükk on nagu roosam seest natukene, ja see on jumala okei. Ka lõhe eriti. Seda suurt tükki saada tegelikult. Nagu värki peal. Ma tundsin, ma võtsin toorena seda kalaga lihtsalt. Juba oli väga hea. Ja. Seda võib isegi veel hulgemalt panna. Jah, võib hulgemalt panna. Ja, võib-olla isegi hot honey. No sulle on hea. Üldse ei tunne üldse, et hästi väikese jalapeno maitse on kuskil. Või tahad teramat, võta siis habanero. Ja, huule peal õrnad, aga keele peal nagu ei midagi. Me testisime, mul on suu tühe. Me testisime tiibasid sellega ühe korra. Ja siis ma tegin seda, et ma viisin ahju, lasin ta soojaks. Ja siis tegelikult see natuke tapab seda hotti maha. Et oleks oodanud tegelikult vastupidist efekti, et keedab just sisse selle, aga tegelikult võttis maha hoopis. Et habaneroga seda probleemi ei ole enam, aga selle jalapenoga küll oli. Küll aga päris huvitav selles mõttes, et kala ei pea plangu peal käima. Kala võib panna rahulikult. Grillitud on see nüüd. Siin ei ole suitsu ka, eks ole, no vaevad, et pegaaniklotsid seal haget suitsima. Jaa, aga noh, sa sööd ja saad arvu, et see on grillkala nagu. Just, ma proovin korra niimoodi. Ma proovin ka. No.
Võib panna kõrgemalt. jah. Et need tükid on piisavalt suured kanad seal välja küll. Väga hea. On küll. Kutsub. Super. Sina mine proovi grillida kalavardas. Päris hea on. Ja lisaks subscribe'i, kui tahad veel videosid näha, siis pane kella ka ja tule järgmine nädal tagasi. Nüüd ma tunnen õhetust. Väikest õhetust, aga ei midagi erilist. Tšau. Tšau.